Ühes Toskaana villa kalmistul on maetud naine, kelle haua asukohta keegi ei vaevunud avalikustama. See on tegelikult üsna sobiv, sest peaaegu mitte midagi, mis Marie Bouza kohta tema eluajal kirjutati, ega ka 90 aasta jooksul pärast tema elu, ei olnud päris tõsi. Teda kutsuti konföderatsiooni kauneimaks naiseks, aga teda nimetati ka reeturiks, varanduse kütiks, Vene juveelivargaks, kurtisaaniks ja isegi mõrva ohvriks. Vähemalt ühe ajalehe sõnul, mis pidi 2 päeva hiljem loo tagasi võtma, sest ta polnud tegelikult surnud. Aastaks, kui ta suri krahvvinnana 1908. aastal, oli Marie Bouza nii paljude võõraste poolt nii mitu korda ümber kirjutatud, et tõeline lugu, see, mida ta ise läbi elas, maeti kõige selle alla. See on see tõeline lugu ja see algab nii, nagu paljud head skandaalid algavad. Keerulise perekondliku taustaga. Marie Bouza sündis detsembris 1846 Columbias, Lõuna-Carolinas, kuigi isegi tema sünniaasta on hilisemate biograafide poolt segamini aetud. Tamar Emma Amelia Sees oli Philadelphia konstaabli tütar, kes oli selleks ajaks juba üle elanud ühe abielu sureva mehega, kellega ta abiellus üksnes haletsusest. Tema raskelt haige abikaasa suri järgmisel päeval. Tema teine abikaasa Peter Burton oli vanem Lõuna-Carolina ärimees, kes suri ootamatult krambihoo tagajärjel ajal, mil Amelia oli Mariega rase. Kolmas abikaasa, David Bouza, on see, kes andis Mariele tema perekonnanime. Traikaliselt võttis ta endalt elu aastal 1850, kui Amelia oli kirikus. Pärast tema surma oli Amelia nüüd matnud 3 abikaasat. Taavet jättis maha vara, mille väärtus oli üle $10,000, tänapäeva vääringus üle $400,000, asetades Amelia ja noore Marie palju mugavamasse rahalisse olukorda. Siiski ei võtnud Columbia kõrgseltskond Ameliat kunagi päriselt omaks. Tema kohta räägiti pidevalt kuulujutte ja ta töötas õmblejana, mis oli enne Ameerika kodusõda lõunas praktiliselt sotsiaalne surm, aga Marie ise oli vaieldamatu. Maasikablondid juuksed, sügavad sinised silmad ja kõigi sõnul isegi õelamata arvamuste järgi tõeliselt vapustav. Kindral John Preston ütles kord, et ta oli kõige ilusam asi, mida ta kunagi näinud oli. Mary Chestnut, kodusõja kuulsaim päevikupidaja, kes polnud puuserite fänn, tunnistas vastumeelselt, et ta oli kaunitar, kelle ilu ei saa keegi eitada. Ta polnud ka sugugi õrn Magnoolia stereotüüp. Pärast seda, kui tema ema abiellus uuesti Jakob Fisaga aastal 1852, Marie kasvas üles jõukas majapidamises ja tema pühendunud kasuisa hoolitses selle eest, et ta saaks suurepärase hariduse. Aastal 1863 saadeti ta õppima Pariisi, kus ta armus prantsuse kultuuri. Ta tuli isegi koju tagasi ja nimetas end nüüd Marieks, mitte enam Maryks. Lihtsalt sellepärast, et talle meeldis see rohkem. Ta naasis Columbiasse harituna, enesekindlana ja täiesti iseseisva inimesena. Ta ratsutas hobustega, tulistas tulirelvi ja ei hoolinud eriti ühiskonna ootustest. Siis leidis sõda ta üles ja andis talle armastusloo, mis määras kõik, mis järgnes. Sõja esimestel aastatel oli Marie paberil korralik konföderatsiooni tütar. Ta hooldas haavatud sõdureid Columbia haiglas ja andis oma panuse moraali tõstmiseks. Aga tema emal olid teised lojaalsused. Ta aitas salaja liidu vange, keda hoiti linna ääres Camp Sorgumis. Ja just selle töö kaudu kohtus Marie mehega, kes muutis kõik. Tema nimi oli Samuel W. Preston. Ta oli liidu mereväe leitnant, kes oli Columbias vangi langenud ja sõjavangina kinni peetud. Kui ta aitas vange hooldada, Marie kohtus selle sarmika noormehega ja nad armusid sügavalt teineteisesse. Nende armastus oli nii suur, nad tegid plaane abielluda kohe, kui ta armeest vabaneb. Hetkeks. Tulevik tundus kindel. Kuid see tulevik ei elanud sõda üle. Samuel vabastati vangide vahetuse käigus, ta naasis võitlusse ja kahjuks sai ta surma Fort Fisheris jaanuaris 1865. Kui uudis jõudis Marieni, midagi tema sees muutus jäädavalt. Mis iganes oli temast jäänud, konföderatsiooni lojaalsusest lahkus koos temaga. Nüüd oli ta täielikult oma ema tütar. Nüüd oli ta liidu poolel. Täielikult. Kuu aega hiljem William T. Sherman ja tema liidu armee marssisid Columbiasse.
mõne päeva jooksul kolmandik linnast oli kadunud. Põles maha tulekahjudes, mille eest pole keegi kunagi täielikult süüdlast leidnud. Sherman väitis, et taganevad konföderaadid süütasid need. Konföderatsiooni kindral Wade Hampton väitis, et Sherman oli see, kes süütas. Tegelikult see oli tõenäoliselt purjus sõdurid, lahtine puuvill ja tugev tuul, mis levitas leeke. Aga samal ajal kui linn suitses, Marie ja tema ema tegid midagi, mille eest enamik Columbia peresid oleks põhimõtte pärast linnast välja aetud. Nad peitsid oma keldris põgenenud liidu sõjavange, toitsid ja varjasid neid, kuni liidu väed nendeni jõudsid. Üks kohalik mees, kes sama tehes vahele jäi, piitsutati ja tema pea aeti selle eest paljaks. Õnneks Maria ja Amelia vahele ei jäänud. Selleks ajaks olid nad teeninud liidu ohvitseride tänulikkuse ja see tänulikkus pakkus neile teatud kaitset. Aga Columbia märkas peagi, mida nad tegid ja selle inimesed ei unustanud seda. Amelia sai aru, kuidas asjad kujunevad. Kui nad jääksid, oleksid nad selles linnas tembeldatud naised, mis oli just näinud, kuidas nad vaenlast aitasid. Nii et kui Shermani armee lahkus, pakkis ta kokku Marie, oma poolõe Effelindi ja nende lapsehoidja ning nad lahkusid koos liidu kolonniga. Nad ei jäänud ka kolonni sabasse. Kindral Oliver Howard korraldas neile korraliku tõlla ja hoidis neid oma staabi lähedal, sest ta teadis täpselt, kui raskeks teed põhja poole muutuvad. See on see osa loost, kus legend hakkab fakte varjutama, nii et paneme asjad paika. Aastakümneid on populaarajalugu väitnud, et Mari jäi konföderatsiooni ratsaväe rünnaku ajal liidu kindral Judson Kilpatricki laagrist lõksu ja pidi väidetavalt poolriietatult metsa põgenema, samal ajal kui Kilpatrick ise jooksis minema vaid särgi ja aluspükstega. See on tõesti suurepärane stseen. See on samuti väljamõeldis. Selle reidi varaseim kirjeldus aastast 1899 nimetab asjaosalise naisena üht vanemat Overmonti kooliõpetajat, mitte Bowserit, kuskil 1899 aasta ja laiandaselt loetud 1956 aasta. Selle kampaania ajaloo vahel judustajad vahetasid vana kooliõpetaja kauni 20-aastase neiu vastu, sest see tegi loost palju parem. Iga tõsine ajaloolane, kes on hiljem algallikatesse tagasi läinud, nõustub, et Mari ei olnud selle laagri lähedalgi. Tema tegelik teekond oli niigi piisavalt dramaatiline, ilma et sellel oleks juurde poogitud väljamõeldud armastuslugu. Aastaks 1865 märtsiks olid nad jõudnud Wilmingtoni, seejärel Philadelphiasse ja lõpuks New Yorki. Ja põhjaosa riikides ei nähtud saabujaid reeturitena. See nägi kangelannasid. Union League Club andis perekonnale $10,000, et aidata neil ümber asuda. Rohkem kui 30 liidu ohvitseri allkirjastasid avaldused, kiites nende julgust. Sherman kirjutas neist soojalt oma mälestustes. Enamiku inimeste jaoks oleks see olnud erakordse loo lõpp. Aga Mari jaoks see oli alles algus. $10,000 oli tõsine raha aastal 1865 ja koos sellega, mida Amelia oli suutnud säilitada, avas see uksi, kuhu õmblejanna tütar Columbiast poleks kunagi pidanud sattuma. Nagu hiljem selgus, New Yorgi seltskonda huvitas vähem see, kus sa pärit olid, kui see, mida sul oli pakkuda. Marielle oli seda küllaga. Ilus, vabalt prantsuse keelt kõnelev ja piisavalt terane, et olukorda hetkega tabada, ta kandis oma uut rolli laitmatult välja. Amelial oli jäänud vaid üks ambitsioon ja ta jälitas seda väsimatult Marie hästi mehele panna. Ta jäi pidama John S. Beecheri peale, rikkale vanale kaupmehele, aastal 1866. Marie enda kirjeldus temast oli otsekohene, meeldiv vanamees. See polnud muidugi armastusabielu, vaid pigem siidiga kaetud tehing. Aastal 1867 sündis neil poeg ja ta pani talle nimeks Preston, Samueli järgi, mehe järgi, keda ta tegelikult oleks tahtnud abielluda. Aga talle ei avanenud kunagi võimalus seda teha. Siis aastal 1870 Amelia Surrey. Peaaegu 2 aastakümmet oli ta olnud Marie kõige tulihingelisem toetaja, seltskonnaelu korraldaja ja pidev kaitsja. Siludes skandaale, korraldades tutvustusi ja kindlustades oma tütre koha seltskonnas. Äkitselt Marie jäi üksi. Beecher polnud samuti ustaav ja iroonilisel kombel, mis oli peaaegu enese saboteerimine, tutvustas just tema Mariele Lloyd Phoenixit. Jõukat jahpurjetajat, kellel oli kombeks lubada abiellumist naistele, kellega tal polnud tegelikult kavatsust abielluda. Marie uskus teda siiski täielikult ja ta ootas ja kui ta lõpuks temalt selle kohta aru päris,
naeris mees ta välja. Mida iganes Marie tegi vastuseks oktoobris 1873, see oli piisavalt tõsine, et kõik asjaosalised pingutasid selle varjamise nimel ja nad olid selles suures osas edukad. Beecher kasutas skandaali siiski selleks, et lahutust sisse anda. Kohtuasja venis kuni 1874. aastani, põimudes eraldi skandaaliga Londonis, mis hõlmas Marie poolõde ja jõudis mõlema poole Atlandi ookeani ajalehtedesse. Otsus oli karm. Marie nimetati abielu rikkujaks, samal ajal kui Beecher sai nende poja hooldusõiguse. Ta sai elatist ja tolleaegse New Yorgi seaduse kohaselt ei tohtinud ta uuesti abielluda seni, kuni Beecher oli elus. Nüüd oli New York talle selja pööranud, aga Pariis polnud temaga veel kohtunudki. Pariisis kehtisid 1870-ndatel teistsugused reeglid kui New Yorgis. Lahutatud ameeriklanad, kellel oli skandaalne maine, ei tõrjutud automaatselt välja. Kui ta oma kaarte õigesti mängis, võis temast isegi trump saada. Marie mängis need kaardid täiuslikult. Marie rentis toad, täitis need õigete inimestega ja lasi kuulujuttudel levida. Mõne kuu jooksul tõi tema korter kohale kunstnikke, kirjanikke, vähem tähtsaid kuningasuguvõsa liikmeid ja teisi silmapaistvaid tegelasi. See oli Demi Monde. See oli varjuseltskond, mis eksisteeris lugupeetud Pariisi kõrval, kus karisma oli palju olulisem kui maine ja tutvused palju tähtsamad kui veri. Marielle oli mõlemad olemas. Ta elas suurejooneliselt, kallid harjumused, mässumeelne iseloom ja piisavalt tuntust, et Pariisi politsei hoidis tal väidetavalt poole silmaga silma peal. Mitte sellepärast, et ta oleks toime pannud mõne mainimisväärse kuriteo, vaid sellepärast, et naised, kes sellistes ringkondades liikusid, tõmbasid paratamatult ametlikku tähelepanu. Kuskil selle kõige keskel, enne kui ta oli jõudnud linnas täielikult sisse elada, tegid tema ja tema õde Ethelaine reisi Peterburi. Seal suhtlesid nad vene aristokraatidega, lasid endast teha portreefotosid moeka õukonna fotograafi juures ja said tähelepanu keskpunktiks. See oleks pidanud olema vaid joonealune märkus. Selle asemel sai sellest kuulujutu seeme, mis elas tegelikust reisist aastakümneid kauem. Kuulujutt oli plahvatuslik, et Maria oli kaasa viinud Vene keiserlikule perekonnale kuulunud juveelid. Pole üllatav, sel polnud tõepõhja. Mitte midagi. Aga kui selline lugu sinu nime külge kinnitub, siis see ei lase sind enam kunagi lahti. Nii et Marie suurimad pealkirjad olid tal alles ees. Londonis sügisel aastal 1875 ta kohtus mehega, kes lõpuks andis talle midagi, mida New York polnud kunagi pakkunud. Tiitli, mida kuulujutud ei saanud tühistada. See oli graf Arthur de Porteles-Corgier. Ta oli sündinud Šveitsis, töötas Prantsuse diplomaadina, umbes tema vanune ja kõigi kirjelduste järgi tõeline härrasmees, mis pärast Beecherit ja Lloyd Phoenixit pidi tunduma peaaegu kahtlane. Selles oli ka kummaline väikese maailma kokkusattumus. Arturi varalahkunud esimene naine oli olnud Jenny Holiday ja Marie oli Jenny'd tundnud aastaid varem samas Manhattanil asuvas kloostrikoolis. Kõrgseltskonna ringkonnad olid tõepoolest üllatavalt väike maailm. Nad abiellusid Londoni kirikus 4. novembril aastal 1875. Marie oli 28 aastat vana. Arthur oli 31 aastat vana. Kuna tema lahutus tehniliselt takistas tal uuesti abielluda, kuni Beecher oli elus, nad abiellusid uuesti järgmisel kevadel Baltimoris. Seekord Beecheri enda õnnistusega, lihtsalt selleks, et korraldus oleks Ameerika seaduste järgi täiesti kindel. 2 pulma ühe abielu jaoks. Nii ettevaatlikult pidi Marie liikuma, isegi siis, kui ta lõpuks astus maailma, mille nimel ta oli aastaid võidelnud. Ja just nii. Tüdruk, keda tema oma kodulinn oli reeturiks tembeldanud, oli nüüd graffinna. Kuid kuigi tiitel võis muuta tema staatust, see ei saanud kustutada tema minevikku ja tema kurikuulsus jätkuks vaid edasi. Marie jättis oma mässumeelsed Pariisi aastad selja taha ja veetis järgmised 3 aastakümmet ustava maailmas ringi rändava diplomaadi naisena. Tema elu pärast abiellumist meenutab vähem elulugu ja rohkem laevamanifesti. Peking, Napoli, Šveitsi Los, Santiago de Cuba, Bütensorg, Java saarel, kus tema ja Arthur juhtusid olema, kui Krakatau purskas aastal 1883. Tokyo, kus nad veetsid 4 aastat, 1890-ndatel ja said enamiku arvates tõeliselt hästi vastu võetud. Prantsuse valitsus andis lõpuks Arthurile ühe oma kõrgema autasu, auleegioni.
rohkem kui üks allikas omistab Marie sotsiaalsele osavusele osa sellest, et ta selle saavutas. aga kuulsus, kui see kord sinuga kaasas käib, ei hooli sellest, kui kaugele sa jooksed. See järgneb sulle ja mõnikord muutub see kauguse kasvades veelgi veidramaks. Isegi aastaid hiljem tulid rünnakud sellistelt isikutelt nagu Lõuna-Carolina ajakirjanik Julian Selby ja teised endised konföderandid, kes pidasid Mariet kellekski, kes oli lõunat reetnud. Koduaja lehed levitasid lugusid, et ta oli abiellunud Osmanite sultaniga. Teised paigutasid ta Aafrikasse, väites, et ta elab väidetavalt Zulu hõimu seas. Mitte miski sellest polnud tõsi. Mitte miski sellest polnud isegi ligilähedane elule, mida ta tegelikult elas. Siis oktoobris 1884 New York Times avaldas pealkirja, mida sa ei unusta. Noor naine kägistati Jaapanis vibunööriga surnud mingi kergemeelsuse tõttu. Nad nimetasid Marie. Ainus probleem oli see, et Marie polnud veel Jaapanisse jõudnud, tema tegelik tööle asumine sinna oli veel 10 aasta kaugusel ja ta oli täiesti elus. 2 päeva hiljem sama ajaleht avaldas paranduse. Nad tunnistasid, et ta oli Šveitsis elus ja abiellus, justkui see oleks kuidagi kustutanud juba avaldatud info. Seda see ei teinud, aga asi polnud ainult selles, parandus ilmus teisel leheküljel. Mõrvauudis ilmus esilehel. Pärast aastakümneid kestnud pealkirju, skandaale ja kuulujutte, Marie viimane peatükk oli palju vaiksem kui legend, mis teda saatis. Oma viimased aastad veetis ta Itaalias, 25 toaga villas Firenze lähedal, kus avanes selge vaade katedraalile kauguses. Pärast aastakümneid, mil ta oli pidevalt järgmise lähetuse jaoks asju pakkimas, alati valmistudes järgmiseks sihtkohaks, lõpuks jäi ta paigale. Ta sai katoliku kiriku viimse võidmise ja suri 25. jaanuaril 1908 aastal, 61-aastaselt. Tema abikaasa elas temast 20 aastat kauem. Ja siin jõuamegi tagasi sinna, kust alustasime. Keegi ei avalikustanud kunagi tema matmispaika, ei asukohta, vaevu isegi kuupäeva. Pärast seda, kui ta oli terve elu teiste inimeste lugude tooraineks, ainus detail, mida ta tegelikult suutis endale hoida, oli see, kuhu tema keha puhkama jääb. Kõik muu võtsid ajalehed endale. See juveelivargus, mida kunagi ei toimunud, see mõrv, mida kunagi ei toimunud, öösärgistseen Ratsaväe laagis. Ta polnud kunagi selle lähedalgi. Aastakümneid on romaanikirjanikud kirjutanud terveid raamatuid kibeda pamfleti põhjal, mille kirjutas mees, kes ei andestanud talle kunagi, et ta üldse Kolumbiast lahkus. Tõeline naine, see, kes hoolitses haavatud sõdurite eest, armus mehesse, kes suri enne, kui nad jõudsid abielluda, elas üle ränga lahutuse ja ehitas end uuesti üles, olles häbistatud Lõuna-Carolina pagulane, kellest sai krahvinna, kes reisis üle maailma maeti legendi varju. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda videot Marie Booza kohta. Loodan, et see oli teile huvitav. Andke mulle kommentaarides teada, mida arvasite tema elust ja kui teil on ettepanekuid, andke ka sellest kommentaarides teada. Kas soovite rohkem videoid seltskonnategelastest ja sellistest inimestest või sooviksite midagi muud? Andke mulle teada. Loodan ka, et teil on närguanded sisse lülitatud ja olete tellinud mu kanali, et saada kõik minu videod kohe, kui need üles laen. Igatahes, see on kõik minu poolt, nii et näeme teid kõiki järgmises Forgotten Life'is. Aitäh